Tere, head kuulajad! Tänane saate teema on meil dopamiin, sõltuvused, harjumused, et kätte on jõudnud september ja väga ideaalne aeg võtta end kätte, natuke vaadata oma sõltuvusi, harjumusi ja võib-olla nendega ka tegelema hakata. Et tänane saade ongi suunatud dopamiinile, dopamiini sõltuvusele, nii et kui sinul näiteks on telefoniga, ajakasutusega liiga, et see telefoni aeg on liiga suur, et siis see tänane saade võib olla huvitav sinu jaoks, et teada saada, miks me seal telefonis nii palju oleme ja miks meil on mingid teatud sõltuvused. Ja tänane saatekülaline on mu hea sõber Peeter ja me tutvusime Peetriga läbi ühe väljakutse, ehk et Peeter oli selle väljakutse läbiviija, mina olin osaleja ja see oli üli avardav, silmaringi laiendav kursus või väljakutse ja ma sain sealt väga palju harjumusi, uusi ja see oli nagu väga hea mulle ja peale seda me oleme ka suhtlema jäänud ja mul tuligi mõte sellel dopamiini teemal saade teha ja Peeter ongi minu meelest ideaalne saatekülaline, kes sellel teemal väga ilmekalt räägib, nii et tere, Peeter! Tere, Juhan! Et võib-olla kõigepealt võtamegi selle telefoni teema, et ma arvan, et see on selline epideemia hetkel, mul endalgi on väga tihti, tuleb see notification, et ekraani aeg on umbes üle 5 tunni, üle 6 tunni päevas, et võib-olla jah, kõigepealt selle kohta, miks me seal telefonis nii palju oleme ja mida me saame sellest? Nii, ma ise näen nagu enda pealt 2 sellist põhilist põhjust, miks mina telefoni haaran. Et üks on see, et on igav, aga mis asi üldse igavus on, mida see tähendab, sellest kohe räägin. Ja teine põhjus on see, et meie igapäevaelu tekitab meile kas stressi, kui me läheme sinna nagu sügavale sisse, et mis asi see stress on, siis kuskil me jõuame mingi valupunktini, et kas see stress tuleneb siis sellest, et midagi on ebameeldiv teha, mida me võiks nimetada valuks, et justkui seda on nagu valus teha, nagu justkui maksab meile midagi. Või siis selle mittetegemine, selle tegemata jätmine on põhjustanud meile valu, et ma ei ole piisav, ma ei ole sinna jõudnud, ma ei ole tänne jõudnud. Et 2 asja on, et kas siis stress või valu või siis igavus. Ja igavus on tegelikult hästi naturaalne seisund, mis looduslikult on meile justkui määratud kogemiseks, selleks, et siis seal igavuses uuesti leida enda päris eesmärgid ja sihtida siis nagu kõrgemale, kui me eelnevalt tegime. Et see igavus on hästi vajalik selline staadium. Ja nüüd me oleme jõudnud sinna, kus meie need sellised ühiskondlikud vahendid on justkui elimineerinud selle, et me ei pea sinna igavusse minema. Ja sellest on saanud harjumus, et selle asemel, et minna igavusse, ma lähen hoopis mingisse muusse tegevusse. Me kunagi ütleme, et see on nagu selline punane joon, alla seda punast joont on igavus ja niipea, kui see punane joon tuleb, me haarame midagi. Et telefon ainult üks asjadest, et alternatiivselt kasutame mõnuaineid ja igasugu toitu ja põhimõtteliselt kõike, mida suhu, ninna, kus iganes nagu panna saab. Ja see on lihtsalt selleks, et kas vältida seda igavust või siis seda baasstressi või valu. Ja see on juba rohkem nagu individuaalne, et nagu, mis on kellegi selline käes olev nagu harjumus. Ja mis on see põhjus, et kas sa teed seda igavusest või siis sa teed seda valust. Et üks päev võib olla üks, teine päev võib olla teine. Et see ongi, et nagu
kui ma sinna lähen, siis ma tihtipeale, kui mul on see taiplikkus olemas, ma küsin endalt, et mis on see põhjus, et miks ma praegu tahan, mille eest ma tahan põgeneda siin. Et seal võib ollagi, ma leian sealt tööstressi, ma võin leida sealt selle valu, et ma ei ole veel mingeid asju teinud ja hämmastaval kombel selle asemel, et seda asja tegema hakata, selle asemel ma hoopis valin nagu kiire leevenduse. Sest et asjaga tegelemine on nagu pikk protsess. Traumad, emotsioonid ka kindlalt mängivad rolli. Mul tuleb endal meelde see, et mingi aeg läks metsa, jätsin telefoni koju, võtsin oma need priimused ja potid ja toidud kaasa ja telgiga metsa. Ja no nii fucking ebamugav oli olla, et mul ei olnud põgeneda toitu, mul ei olnud põgeneda telefoni, mul ei olnud mingit nikotiini, mul ei olnud mingit telekat, alkoholi, mida iganes, mingit kanepit ja lihtsalt oled iseendaga nagu ja no holy fuck, no nii ebamugav. Ja aga mida ma peale seda nagu, kui ma selle ebamugavuse läbi tegin, mida ma panin tähele, oli see, et ma läksin Haapsallu jalutama lihtsalt, oli niisugune kevadine või varasuvine aeg ja kõik oli lihtsalt nii ilus, nagu lihtsalt nagu tundsid elust nagu rõõmu ja nägid nagu seda ilu, et selle dopamiiniga on ju see, et kui me selle nagu üle stimuleerime, siis kõik, mis ei ole nii huvitav nagu võib-olla see TikToki video, kõik, mis on alla selle, see ei pakugi nagu huvi, on ju. Et võib-olla võtamegi selle dopamiini kui pealkirja nagu, et mis selle dopamiiniga on. Võib-olla jah, miks me tahame seda dopamiini hitti saada, okei, me juba tegelikult rääkisime, seal all on emotsioonid, seal on traumad, igavus, valu, aga nagu, ma ei tea, mis see lahendus on või mida saab teha nagu selle sõltuvusega nagu? Lahendus kõlab hästi lihtsalt, aga seda kohe kindlasti ei ole lihtne teha, et nüüd, kui ma ka sellest räägin, siis ma räägin nagu see oleks selline elementaarne asi või lihtne viis tegelikult ei ole ja esimene asi, mille ma mainiks ära, ongi see, et miks ma nendest teemadest üldse räägin ja miks need mind huvitavad, on sellepärast, et ma ise tegelen nendega. Ma ei ole, by no means ei ole ma kuskil nagu meisterdanud ei ühte ega teist asja. Et see on lihtsalt midagi, mis pakub mulle praegu huvi ja millega ma ise tegelen ja mulle lihtsalt meeldib seda protsessi kirjeldada teistele, et mida ma täpselt ise olen taibanud ja mida ma kogenud olen. Ja üleüldiselt see sõna dopamiin, et see on nagu selline, see on siuke halb sõna, rumal sõna, et tegelikult keegi väga aru ei saa, mis see tähendab ja see rohkem nagu sogab vett. Et dopamiin on, kui me räägime nagu sellest dopamiinisüsteemist, kuidas see toimib, eks ju, et mis on need põhjused ja mis seal üldse nagu siis sees toimub, siis seal on palju enamat kui lihtsalt üks mingi hormoon. Aga lihtsuse mõttes ma asendaks selle dopamiini sõna motivatsiooniga. Ja hästi lihtsustatult, meil on iga hetk on mingi teatud hulk motivatsiooni asju teha. Et ja see on justkui selline ressurss, mis on meie sees olemas ja see siis määrab selle ära, et kui vaimustunud me oleme uutest asjadest. Et piltlikult öeldes, et kui sul on hea dopamiini tase, ehk siis nagu selle dopamiini tase nagu baaslevel veres on kõrge, siis sa oled pigem nagu hästi selline outgoing. Et kui keegi pakub midagi välja, sa oled, jaa, teeme muidugi. Ja keegi kutsub kuskile, keegi mõtleb, et võiks teha, et siis sa oled nagu hüppad kohe pardale. Ja kui dopamiini level ei ole eriti hea, ehk siis su motiveeritus ei ole hea, siis sa pigem ei taha neid asju teha. Ja sa ei taha neid asju teha sellepärast, et looduslikult su keha tahab puhata. Sa oled nüüd jõudnud alla siia seda punast joont, sul ei ole neid nagu heaolu hormoone, sul ei ole ressursse nii palju, et tunda ennast hästi. Ja loodus või mis iganes nagu asi ütleb meile siis, et võtta vabalt, et koonda enda energiat.
ja lihtsalt see koht, kus seda energiat koondada, see on kahjuks on igavus. See on mitte millegi tegemine. Et meie selline motiveeritus tõuseb enamasti ainult siis, kui me magame. Sellepärast, et kogu aja, kui me ärkvel oleme, me justkui ajame ühte naudingut teise järel taga ja see tähendab, et me ei seisa silmitsi selle igavusega, mis siis tähendab, et meie motiveeritus ei tõuse. Ühesõnaga, niipea kui me lõpetaks nagu kiire naudingu otsimise, jääks lihtsalt täiesti paigale, täpselt nagu sinu näide oli, et sa läksid mitmeks tunniks või mitmeks päevaks metsa, siis hästi vaikselt hakkab su motiveeritus tõusma. See on, niimoodi oleme me justkui programmeeritud. Aga me ei tee seda, sellepärast, et keegi ei viitsi enam oodata, et meie see tähelepanu, see attention span on väikseks jäänud ja me oleme nii harjunud lihtsalt kõike kiiresti saama. Aga selle süsteemi järgi ei ole võimalik enda motiveeritust tõsta. Et kui ma näiteks, kui ma tahan enda eesmärke täita läbi selle, et ma otsin veel nagu erksamaid kogemusi, siis mingi hetk, ühel hetkel kindlalt saad need kogemused otsa. Et sealt ei ole kuskil edasi minna. Ja pärast seda ütleb, et kui sa oled roninud siin, ütleme, et praegusest hetkest sul on täiesti lõputu hulk raha enda kasutuses, mida sa teed siis. Ja siis sa täidad kõik enda need soovid. Ultimately iga see soov annab sulle mingi naudingu, mentaalse või füüsilise. Sa soovid endale majad ja autod ja siis võib-olla mingid ekstreemsemad kogemused ja veel ekstreemsemad kogemused, ühel hetkel on kõik. Ja siis ei ole sul mitte mingit muud varianti, et kui sa tegelikult lõpetad lihtsalt masenduses. Sellepärast, et see kukkumine saab nii kõrge olema, et sul ei ole seda järgmist astet, enam mingi hetk on pidu läbi, muusika jääb nagu vait, sa ei saa raha eest osta endale seda nagu fun'i või lisamotiveeritust. Ja siis sa justkui nagu maksad selle laenu tagasi, sellepärast, et motiveeritus on ressurss, mida ei saa raha eest osta. Et selle hind on seal vaikuses igavuses istumine. Ja seda seal metsas tegid. Ja see on, kuidas ma kirjeldaksin seda dopamiini süsteemi, ehk siis kuidagi seda, kuidas meie motiveeritus toimib. Ma olen need saated teinud väga tihti nagu niimoodi, et ma algul nagu teen ülipika nagu intro ja räägin mitte millestki ja ma nagu nüüd viimasel ajal nagu, või nüüd täna vähemalt proovingi seda saadet nii teha, et ma hüppasin nagu kohe teemasse, et natuke nagu seda maitset nagu kätte anda, et millest me nagu räägime, aga ma tõmbaksin natuke tagasi, natuke hoogu maha, et võib-olla natuke sinu enda kohta ka, et millal sind hakkasid mingid sellised enesearengu teemad huvitama ja miks nad sind huvitavad ja mida sa oled kogenud ja kus sa oled elanud või miks sind need teemad paeluvad nagu? Ma arvan, et see kõik hakkas siis pihta, kui ma alustasin üksi elamist, see oli siis, kui ma olin 16. Mul oli järsku oli oma tuba, mul oli hästi väike korter, 11 ruutmeetrit kööktuba. Ja niipea, kui ma sinna jõudsin, tundsin meeletut vabadust. Tundsin ennast lihtsalt nii vabalt. Ja mulle hakkas see vabaduse tunne hästi meeldima. Ja kui ma olin keskkoolis, kutsekoolis, siis kõik stsenaariumid, mille peale ma tulin, kuidagi tundusid igavad. Ja ma tahtsin kuidagi midagi enamat. Ma otsisin suuremat vabadust. Ma otsisin rohkem vabadust, kui ma hetkel siis enda selles linnas või Eestis üldse nagu nägin. Ja esimesed 2 reisi olid mul Austraaliasse, selline, ma ütleks, tööreisid, aga suhteliselt lühidalt pärast Austraaliast naasmist ma hakkasin lugema esoteerilisi raamatuid ja ma leidsin, esimene asi, mis ma sealt leidsin, oli siis info Vipassana meditatsiooni kohta. Ja ma ei olnud kunagi elus mediteerinud, ma ei teadnud, mis see on ja mul õnnestus niimoodi teha, et ma sain oote järjekorda. See kursus algas 3 päeva pärast ja mulle järgmine päev siis öeldi, et et meil on nüüd koht sinu jaoks olemas. Et see aeg, kui ma seal oote järjekorras olin, ma ei teadnud, kas on minek või ei ole, ma teadsin, kursus hakkab 3 päeva pärast pihta ja bussiga sõidab sinna 12 tundi, et nagu, kas ma nüüd pakin asjad või mis. Proovisin siis ka oma käel mediteerida esimesed korrad. Ahvid olid peas.
ma ei tea, ma ei mäletagi, mis seal enam toimus, aga jaa, et see mure oli mul küll, et kuidas ma 11 tundi päevas seda teen, kuidas ma üldse paigal istun ja et enne seda ma olin ainult nagu spordiga tegelenud ja mul pigem oli keskmisest suurem rahutus, et ma ei püsinud paigal ja seda ma tunnen siiamaani. Ja, aga ma läksin sinna Vipassanale, see lõi mul kuidagi kupli lahti. Pärast seda ma tegin väikse reisi, sellise eneseotsimise reisi jalgratta seljas, mis kestis umbes 2 kuud ja siis sealt ma jõudsin otsapidi Taisse, kus ma hakkasin õppima joogat, kuna mul tollel hetkel oli päris tõsine spordivigastus, siis ma spordiga jätkata ei saanud ja salamisi lootsin siis ennast tervendada idamaade õpetuste kaudu. Minu eesmärk oli see, et okei, et ma kuulen, et see jooga on kuidagi veits maagiline asi, et äkki teeb mu terveks, et siis ma saan edasi joosta. Ja ma arvan, et pärast esimest kuud joogakoolis ma sain aru, et okei, et ma olen leidnud midagi palju sügavamalt, kui sport oli ja kui sport oleks mulle suutnud pakkuda. Ja siis ma jäin niimoodi taivahet käima. Palju aastaid, kokku vist juba 10, vahepeal olen käinud ka teistes riikides, Indias paar korda ja proovinud erinevaid joogastiile, erinevaid meditatsioone, teinud erinevaid vaikuse retriite ja niimoodi see on. Mingi aeg sa ka lõid raudordu, on ju, et võib-olla kuulajatele, mida tähendab raudordu. Ma siia vahele shout-outin ka kõik ordu liikmed, et mul on ka olla au värske ordu liige, et teil alles oli kohtumine ka, kuhu ma kahjuks ei jõudnud, aga vägev grupp mehi, et millega jah tegu? Raudordu sündis siis ühest joogaterminist tapas, mis siis on selline tegevus, et sa justkui annad millegile kõrgemale lubaduse, mida sa ei murra. Ja me leidsime siis sellest jõu sõbraga ja me otsustasime, et aga kui selline tegevus, et me siin anname üksteisele lubadusi, mida me ei murra, see oli üks raudne reegel, et seda sa ei murra, ehk siis midagi rohkemat kui lubadus. Lubadusi kahjuks ikka murtakse, aga me tahtsime, et midagi oleks nagu pühamat, mis siis oleks olnud see tapas. Ja me saime aru, et see aitas meid hästi palju ja me tundsime, et aga ma ju tunnen veel vähemalt 1, 2, 3, 4, 5 inimest, kellel väga oleks seda vaja. Kes parasjagu millega jännis oli, vahet ei ole, lahendus tundus täpselt sama olevat. Et neil on vaja rohkem distsipliini, neil on vaja mingis mõttes lisajõudu, sest et üksi lihtsalt ei suudetud, asjad jäid soiku, endale tehti lubadusi, murti neid, unustati üldse ära ja nii edasi. Aga siis me lõime sellise grupi, kus me vist kuni 3 aastat tegime siis vandeid. Ja vanne oligi siis selline nagu mitte lubadus, midagi suuremat kui lubadus ja me kirjutasime kõik enda eelseisva kuu lubadused siis dokumenti ühisesse, panime kõigil oli nimi ja lahtrid ja seal oli selgelt, objektiivselt mõõdetav ja selgelt määratletud tegevus, mida sa teed, kui palju järgmise kuu vältel siis. Et kellel oli kordades, kellel oli ajaliselt minutites, kellel oli piirangud, mida ta ei tee. See oli kõik ühes kohas koos, kõigile üksteisele nähtav ja siis jäi üle ainult nagu kinni pidada sellest ühise selle grupi au nimel. Ja selle peale me sõitsime mõnda aega ja see kandis meid. Ja mingi aeg tegid avaliku challenge või väljakutse kursuse meestele suunatud, on ju. Ja. Et võib-olla mis sealt sulle või üleüldiselt võib-olla lähme korraks sinna meeste teemale, et mida mehed vajavad hetkel, kus mehed on omadega hetkel? Kindlasti väga individuaalne.
minu vaatevinklist vaadatuna üks asi, mis kindlasti on minu jaoks, mida ma näen probleemina, on see, et hästi suur eraldatus on. Et ja selle tõttu siis, kuna me ise ei ole nii teadlikud, kui me tahaksime või kui võiks olla, siis meile jäävad nagu iseenda sellised kitsaskohad märkamata. Et me ei näe, kus me nii-öelda laseme ennast üle, kus me ei pea endale antud lubadustest kinni, võib-olla ei pea teistele antud lubadustest kinni, ja et kuidagi kõik libiseb ja ma tunnen, et libiseb sellepärast, et ei ole kedagi, kes justkui tooks selle välja, et kuule, et sa ütlesid seda, aga tegid hoopis seda. Et me oleme nagu ühiskonnas, mis sooviks liikuda järjest suurema vabaduse poole, aga selle vabaduse all peetakse silmas siis vabadust kohustustest. Et kõik tahavad olla iseenda peremehed, aga peremehed mitte nagu läbi selle, et võtab vastutust läbi enda tegude eest ja enda tulemuste eest, vaid tahetakse olla peremees selles mõttes, et tahetakse lihtsalt tunda seda, et ma teen seda, mida ma tahan. Ja mingil hetkel on seal suur vahe sees. Hästi palju oleneb sellest, mis on kellegi eesmärgid, aga põhimõtteliselt see on see kõige suurem vahe. Ja ma tunnen, et puudu on sellest tagasisidest, et kas me teeme seda, mida me oleme öelnud, kas me peame endale antud lubadustest kinni või teistele antud. Põhimõtteliselt jah, kas me teeme seda, mida ütleme. Ja seal võib-olla alternatiiv tihti on see, et inimesed ei ütlegi mitte midagi, sellepärast, et siis ei saa keegi öelda, et näed, sa oled siin öelnud või lubanud. Täielikult tahetakse vabaneda vastutusest. Aga ma toon ka välja seoksin selle eelmise teema lõpuga, et Raudordus me ei jätkanud mingi hetk sellise süsteemiga, mis siis põhines accountability'l, et mingi hetk me otsustasime, et see ei teeni enam meid, et sellest on justkui vaja välja kasvada ja antud hetkel meie grupp ei opereeru niimoodi, et me teeksime neid lubadusi ja nii edasi. Ma ise tunnen personaalselt, et on palju inimesi, kellele on see vajalik või abivalmis, et luua selline accountability, luua selline tugigrupp, luua selline otsene vastutusele võtmine. Ja mingi hetk, kui meil on juba enesedistsipliin või kui see hakkab meil tekkima või kui me tahame selle sammu astuda ja minna täiesti enesedistsipliini teed ja võtta kõik vastutused enda tegude eest, siis ei ole seda vaja. Aga see on hästi suur samm, see kõlab lihtsalt, aga see on hästi suur samm. Millised su enda nagu suurimad challenge'id on olnud? Ma võin enda omad kohe ära öelda. No, mul ikka nikotiin kummitab ja telefon muidugi, et nüüd täna hommikul tuli ka see teade, et ekraani aeg oli 5 tundi keskmiselt päevas. No muidugi seal võib natuke vabandada, et podcastid käivad videoga ja nii edasi, aga ikkagi see on 5 tundi, see on väga jõhker aeg. Kunagi muidugi porno on ja ma arvan, see on paljude meeste nagu challenge. Kunagi muidugi ka alkohol on ju, õnneks sellega mul enam mingeid probleeme ei ole, aga eks see olegi selline pidev põgenemine, suhkur muidugi toit on ju, et millega sa ise maadelnud oled või mis su challenge'id on olnud? Kõige rohkem ma olen maadelnud sellega, et ma ei ole looduse poolt distsiplineeritud nagu hingega või olemusega. Et mõni inimene hästi armastab distsipliini. Mul on vastupidi, et mulle meeldib olla hästi selline vaba mõtleja ja otsustada kogu aeg, mitte alati jooksvalt, aga ma tahan nagu omada valikuid. Ja kui igal pool, kui kuskil on mingi kindel režiim, siis mul midagi nagu sees, mis hakkab kohe sellele vastu võitlema. Et kõige rohkem on mul probleeme sellega. Aga kui minna nüüd muude asjade juurde, siis
Mul on ikka päris korralik ajalugu olnud nikotiiniga, et ma ei ole küll suitsetanud kunagi, aga ma olen ikka suht kõiki muid vorme proovinud, et ja mõnda, ma ütleks, päris intensiivselt. Et ja sellest on olnud väga raske lahti saada, et jah, aga jaa, kahjuks, ma arvasin, et seda kunagi minuga ei juhtu, kahjuks samamoodi ma olen telefonist lummatud mingil hetkel. Ma küll olen drastiliselt vähendanud igasugu scrollimisi ja asju ja kuni selle maani, et ma olen lasknud maha äpid. Kui ma käin kuskil, siis ma pean selleks brauseri avama, mis on tüütu ja ei ole üldse nii exciting. Aga mul ekraaniaeg on ikkagi päris kõrge, kuigi sellest enamuse moodustab siis voice clipide panek ehk siis mõtete põrgatamine teiste inimestega. Et see on koht, kus mulle meeldib endale see asi nagu kenasti ära põhjendada, aga end of the day on kindlasti on tugev sõltuvus telefonist, sellepärast, et mingil hetkel telefon on mu parim sõber, sellepärast, et seal kõik mu sõbrad on, et selle asemel, et nendega päriselt vahetult kontaktis olla ja asju teha, et ma teen seda läbi telefoni ja see kindlasti on loonud nagu päris suure sellise sõltuvus ongi hästi huvitav sõna, et inglise keeles oleks dependency, et ma sõltun sellest telefonist. Minu heaolu sõltub, sellepärast, et kui mul on vaba päev, siis ma tunnen, et minu päeva väärtustaks see, kui ma suudan kvaliteetseid mõtteid põrgatada selle asemel, et mingit nagu jama tarbida. Aga kui ma pean minema vaiksesse kohta, kui ma lähen retriidile, väga raske on nagu esimesed päevad vaikuses uuesti harjuda, sa pead iga kord nullist alustama, et nii on. Aga miks see hea ei ole või nagu võtame selle hommiku, et me kõik teame, et hommikul ideaalis vähemalt tund aega. Ma nüüd viimased nädal aega tegin 2 tundi hommikul, ei näpi telefoni, et kuidas see võib-olla ka keemiliselt nagu toimib, et kui me hommikul kohe selle telefoni lahti võtame, mis meiega juhtub ja miks see meile hea ei ole? Jah, et seda on rääkinud paljud neuroteadlased ja mulle see info tuli kuskilt YouTube'ist, et nii on. Et esimesed tund-poolteist on kriitiline, sest meie aju on mingis mõttes väga hapras olekus hommikul pärast ärkamist ja seda saab, meil kõigil on tegelikult sarnased kogemused olemas, kus me ärkame üles ja kindlasti kõik me oleme kuulnud, et keegi süüdistab enda partnerit selles, et sa rikkusid mu päeva ära, sest et sa hakkasid kohe hommikul millegagi pihta. Et me oleme nii õrnad sellel hetkel, et me ei talu nagu stressi ja me ei talu seda, et miski tuleb ja tõstab meie adrenaliini taset või meie kortisooli taset, ehk siis ja kui me loeme hommikul uudiseid või keegi toob meile halva uudise, mõtled küll, et aga ma vaatan ainult sõnumeid. Mul on näiteks niimoodi, et kui mul vahest ma olen uues kohas, telefon on kuidagi wifi'ga ära ennast ühendanud ja hommikul tuleb mingid sõnumeid, eriti kui need on tööga seonduvad, kohe nagu eriti halb tunne on sees. Kui niisama selline fun sõnum on, siis tundub okei olevat. Aga kui midagi negatiivset on, see täiega võimendub. Ja see on hästi ohtlik selles mõttes. Et me oleme väga, väga haprad hommikuti. Ma olen märganud seda ka, et või see ongi nii, et kui me hommikul kohe nii-öelda selle dopamini lakke ajame, siis nagu sa ennem ka ütlesid, et motivatsioon põhimõtteliselt kaob, et mul on nii palju olnud neid päevi, et kohe lähen trenni, kohe teen seda, et ma natuke aega võtan telefoni lahti, natuke chillin ja vaatan ja saadan oma need meilid ja kirjad ära ja põhimõtteliselt nagu läheb tund aega mööda, siis läheb veel natuke aega mööda ja muinat, et sa lõpuks ei lähe trenni, lõpuks ei teegi midagi, lähed
tõmbad mingi purksi ligi ja ongi päeva läbi nagu. jah, kuidas see süsteem toimib, ongi siis see, et kui me võtame selle motivatsiooni taseme, et ärkame üles hommikul mingi teatud tasemega, siis iga selline uudishimu pakkuv asi loob kiire sellise dopamiini süsti meie vereringesse ja pärast seda, kui see süst, see hüpe on ära olnud, me tuleme allapoole sellest, mis meil enne see level oli. Ja kui me nüüd ärkame hommikul üles ja teeme hästi palju neid spike, ehk siis neid hüppeid, siis lõpuks võrreldes selle tasemega, kus me algselt olime, me oleme tunduvalt madalamal. Ja selleks, et see ei oleks lihtsalt teooria, seda saab iga hommik järgi proovida. Ja ma olen ise korduvalt hästi teadlikult proovinud jälgida, mis seal saab. Ja kuna mul pikalt oligi harjumus hommikut alustada kohe meditatsiooniga, siis mingi hetk ma katsetasin, aga mis siis saab, kui ma vaatan sõnumeid ennem, aga mis siis saab, kui ma teen seda ennem, aga mis siis saab, kui ma teen toda ennem. Ja iga kord vastus on see, et ükstapuha, kui selles mõttes kehvast tujus ma ka hommikul ei olnud selle koha pealt, et ma ei taha teha, ma ei viitsi teha. Alati, kui ma võtsin selle mõnu, sellise kiire mõnu endale alternatiiviks, mis võib ka olla mingi aine, nikotiin, kofeiin, mis iganes, siis alati, siis sel hetkel, kui ma hakkasin mediteerima, ma tundsin pekki. Ma olen tunduvalt halvemas kohas kui enne. Ja seda saab igaüks järgi proovida, et tee üks hommik puhtalt ja tee üks hommik siis niimoodi, et sa määrid ära selle sisse tuleva kraamiga. Ja ma ise eelmine sügis panin selle siis nagu tõsiselt proovile, sest enne seda ma olin lihtsalt YouTube'is kuulnud, et nii on. Aga mul ei olnud veel seda teadmist või uskumust, et nii on, sest igal pool on kirjas, et scientists have discovered ja bla, 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 bla. Et sellist infot on nagu nii palju. Ja eelmine sügis ma võtsin rangelt kätte, alustasin tunnist, hiljem pikendasin ja ma sain aru, et et see aeg hommikul, mis ma siis veedan vaikuses, mitte, et ta ei ole ainult kõige parem aeg iseenda asjade peale mõtlemiseks, või siis mitte, et ta ei ole ainult habras aeg, vaid ta on nagu vaieldamatult kõige parem aeg iseenda asjadele mõtlemiseks. Ehk siis, kui me tahame enda kohta rohkem teada saada, me tahame endaga aega veeta, me tahame ennast arendada, õppida midagi, lugeda, kirjutada, omandada. Kõige parem aeg on hommikul, sellepärast, et hiljem meil on juba muud mõtted peas, pluss meie see motiveerituse tase ka veel mängib. Ja me kõik oleme seda tundnud, me oleme teinud endale lubadusi, et ma teen pärast tööd seda ja tegelen selle projektiga ja tegelen selle hobiga. Ja siis me jõuame töölt koju ja meil lihtsalt ei ole seda sama tuhinat sees. Me oleme ära kaotanud selle, sest päev oli raske, keegi ütles midagi ja nii edasi. Et ainuke aeg, kus nagu midagi tehtud saada, tegelikult ongi hommikul. Ja kui me nüüd selle kõige väärtusliku maja põhimõtteliselt kulutame ära sellele, et me elame kellegi teise elu, me ei keskendu ise endale, me ei mõtle ise enda asju, me keskendume kellegi teise asjadele. Et kas see on siis sõber, kes räägib mingit juttu või see on mingi võõras inimene, keda me jälgime. Me elame kellegi teise elu kõige väärtusliku maja enda elust. Ja see on karm. Ja praegu on ju hull teema ka ATH-ga, et selline tähelepanu on pidevalt nagu laiali. Mul endal ka nagu, ma ei usu, et mul ATH on, aga vahepeal nagu eriti nendel päevadel, kui hommikul kohe telo oled kätte võtnud, on nagu päeva jooksul nagu ongi see tähelepanu, ma ei tea, kuidas see attention span on, ma siiamaani mõtlen, et mis see hea sõna on. Ühesõnaga, see aeg, kui mul mingil asjal tähelepanu on, et see on nii väike ja vahepeal on nii, et ma ei tea, oletame, teed köögis on ja midagi, ma ei tea, hakkad mingit süüa tegema ja siis lähed, ma ei tea, midagi muud tegema, ma ei tea, sul on vaja kellelegi korra kirjutada või sul on vaja, ma ei tea, kuhugi teise tuppa minna ja siis sa hakkad lambis tegema mingit hoopis teist asja ja sul läks meelest ära, et sa hoopis süüa tegid praegu ja niimoodi nagu mähid ringi ja
ja see on nagu jõhker, ma mõtlen, et noh, me oleme on ju teadlikud on ju, või noh, me teame seda asja, oleme uurinud ja kogenud enda peal ja teinud neid praktikaid, aga meil ka nagu, või vähemalt mul ka läheb sellega lappama nagu, et aga mõtle, mis veel mingitel noortel on nagu, kes ei teagi, et see nagu mingi halb on, põhimõtteliselt kohe kui silm lahti läheb, kohe telefon lahti, võib-olla kõige hullemal juhul TikToki kohe ja lihtsalt nagu, mis sealt tuleb nagu, ja see tegelikult ei ole noorte teema, vaid ma olen viimasel ajal seda täheldanud, et see on tegelikult vanemate inimeste teema samamoodi nagu, et mingid, ütleme, 50-sed, 60-sed on samamoodi juba Facebookis ja TikTokis ja see ei ole jah, ainult noorte teema, kuigi nemad on hapramad küll, aga jah, see tähelepanu ka ikkagi, et kui hommikul võtta ja olla vaikuses, olla endaga, võib-olla tehagi vaikselt oma mingi tee, juua seda teed rahulikult, ma ei tea, mediteerida, minna jalutama, siis see tähelepanu ja fookus on ka palju selgem nagu, et kuidas sina seda tajud tähelepanu asja nagu? See kiire naudingu otsimine hoiab meid kogu aeg justkui sellises ärevas seisundis. Me kogu aeg otsime, see radar kogu aeg töötab, kust saaks nagu midagi head. Ja see otsimine mentaalselt väsitab meid hästi ära. Ja see otsimine tähendab lihtsalt seda teisiti öelduna, et su meel ei ole rahulik. Et ta on vastand sellele. Ja selleks, et see meel siis rahulikuks teha, sa peadki rahunema, sa pead ära võtma nendelt asjadelt. Et tänapäeval me hästi palju multitaskime. Et mis tähendab, et me üritame hoida tähelepanu korraga mitmel asjal ja siis me kogu aeg pendeldame niimoodi, et kuskile ei jää nagu ühtegi seda ruumi, et on vaikus või igavus. Ja see ongi hajutatud meel ja ainuke ravim sellel ongi see, et sa võtad üldse enda tähelepanu väliselt kõigelt ära ja tood sisse ja siis su meel rahuneb maha ja siis sa suudad hakata keskenduma ühele asjale. Aga see ei ole selline asi, mis juhtub üleöö, sest et seda enam, kui sa oled niimoodi kuid või aastaid opereerinud, multitaskinud ja põhimõtteliselt ongi, et teed mitut asja korraga, et söömise ajal kuulad midagi või vaatad midagi või räägid kellegagi või sööd käigu pealt või sööd roolis või siis kombineerid mingid muud tegevused. Et me oleme sellest naturaalsest nii kõvasti võõrdunud, et see võtab nagu tüki aega, et tagasi jõuda sinna neutraalsesse kohta. Aga mis puudutab neid vanemaid inimesi, vanemat generatsiooni, siis tegelikult on hästi palju peresid, kus oli kombeks see, et hommikul läks kohe telekas käima või raadio käima. Et tegelikult ka vanemal generatsioonil on see harjumus, et kogu aeg on justkui mingi meelelahutus käib, miski lahutab meelt. Ja siis ongi, et niipea kui sul igav hakkab, selle asemel, et seda igavust üldsegi kogeda, selle asemel ma keskendun siis, mis parasjagu see hommikuprogramm mulle justkui ette dikteerib, annab mulle häid mõtteid, sest enda mõtted on nagu igavamad. Sest et seal on see kohene reward on sinna sisse ehitatud, seal ei ole mingit suva teemad, seal on haakuvad teemad, aga kui ma nüüd ise endaga jään, siis leiad sealt nagu terve hunniku suva teemasid, sellepärast, et see on kogunenud su mõttesse nagu sisse. Et jaa, kas ma vastasin küsimusele või ma jätsin midagi välja? Jaa, see on väga teemaväline, see ei ole üldse, ei puutugi siia. Aga sa mainisid ADHD-d, et ma ise küll tunnen, et sellel on selle nii multitaskimise kui scrollimise kui kõige muuga on otsene seos, et ma ise arvan, minu täiesti mittemeditsiiniline arvamus, et väga palju inimesi, kes arvad, et neil on ADHD, neil on need sümptomid, aga meditsiiniliselt neil ei ole seda. Nad on lihtsalt liiga stressis kogu sellest sisse tulevast infost, sest et ma olen ise oma nahal näinud, kui ma nüüd 2 aastat tagasi läksin ühele vaikusretriidile, ma olin selles mõttes suhteliselt halvas kohas isendaga. Mul ei mõte ei siirnud üldse paigal, et kõik need asjad, mis sa ette lugesid, mis sind vaevavad või mis tavainimest nagu vaevavad, mul olid need olemas ja ma arvan, et keskmisest palju hullemad.
et lihtsalt oli elu selline hästi stressirohke ja hästi palju põgenemist oli sellele reaktsiooniks. Ja siis, kui ma sinna vaikusesse naasin, 2-3 päevaga täiesti selge, et see, mis ma arvasin, et on ADHD, on lihtsalt selle tulem, selle elustiili tulemus. Et lihtsalt äraharjumine kogu aeg ollagi saginas, ärevil, tähelepanu hajutatud mitmel asjal. Et antidoot on ühe asja tegemine korraga, mis jällegi kõlab lihtsamalt, kui ta on. Et ma ka mitmes valdkonnas pean tagasi õppima, et kuidas siis täpselt see söömine ilma muu distractionita välja näeb ja vetsus käimine ja nii edasi. Nii oluline teema ikka. Tahtsin ennem korra nagu vaielda või mitte vaielda, aga ja ma tean, et sa mõtled samamoodi nagu mina, aga et vanemal generatsioonil on see teleka ja raadio harjumus on ja sa ütlesid, et saab häid mõtteid seal. Minu meelest see telekas ja raadio teeb lolliks inimesel. Ei, see ongi selle inimese seisukohast saab häid mõtteid, sest tema ise tunneb, et miks ta üldse selle käima paneb, on see, et sealt tuleb häid mõtteid. Muidugi välja zoomides ei ole nii. Ma arvan, kui kuulata kedagi, kes on elus nagu kaugele jõudnud, ta kindlasti ei ütle sulle, et hommikuti telekat vaatab ja raadiot kuulab. Jah, see on, miks Ferrari ja Lambo neid reklaame telekas ei ole, kuna telekat ei vaata need, kes Lambot ja Ferrarit ostavad. No ja ma ei oleks osanud midagi vastata, sest ma ei ole nii ammu telekat vaadanud, et ma ei tea, mis reklaamid seal on. Ma ei tea ka. Ma nägin mingit quote'i lihtsalt selle kohta. Aga ei, üli huvitavad teemad. Ja võib-olla lähmegi selle juurde, et meil on üks ühine projekt plaanis nüüd selle septembri tulekuga, et jah, see oligi nii, et meil oli plaan teha saadet ja ma mõtlesin, et kui me juba saate teeme ja me nendel teemadel räägime, inimesed, eelkõige mehed, kuulavad ja saavadki aru, et oh shit, et umbes kaua ma seal telefonis olen hommikuti kaua, ma ei tea, mingit nikotiini panen, et millalgi see ju peab lõppema või mingi muutus nagu peab ju toimuma. Et kui me midagi ei muuda, siis midagi ei muutu ka nagu. Ja tuligi jah selline mõte, et teeme jälle challenge'i, põhimõtteliselt taolise, nagu sina oled varem teinud juba, ja me siis ühildame jõud, niimoodi, et mina teen siis hommikupraktikaid 2 päeval nädalas ja sina vead siis neid loenguid, mis toimuvad igal pühapäeval. Nii et see ongi siin väike selline väljahõige, et kõik mehed, kes soovivad võtta end kokku, et me siis teemegi Peetriga 6-nädalase väljakutse, challenge'i ja võib-olla räägimegi, et mida see challenge endast nagu kujutab. Et ma küsin kõigepealt, et miks nagu, või mida selline challenge nagu annab või et miks sa nagu seda lõid esimene kord, kui sa tegid, või et miks selline vorm, või selline nagu vorm, et miks sa sellise vormi lõid ja milliseid tulemusi sa nägid, et see tõi ja milliseid tulemusi sa ootad selliselt nagu väljakutselt? No, esimese kursuse ma tegin sellepärast, et me lõpetasime Raudordu raames selle lubaduste andmise ära ja me liikusime sealt edasi rohkem individuaalsesse suunda. Ma ise tundsin ja nägin enda pealt, et väga hästi paljudes kohtades oli selline üksteise ees vastutuse tekitamine ülioluline, eriti kui oli juttu sõltuvustest. Et kui oli juttu sellest, et mida me tahame justkui enda ellu juurde tuua ja hommikuti või õhtuti mis iganes tegema hakata, siis see on selline asi, et suhteliselt igaüks saab sellega hakkama, kui natukene tahet on. Aga kui me räägime asjadest, mis on meile kahjulikud, millest me ei saa välja, siis väga hea on, kui sa teiste abigagi sellest välja saad, aga üksi tõenäoliselt ei saa, et sellepärast, et muidu see oleks juba juhtunud.
et nõuab nagu väga sellist tugevat elukogemust, et siis saada see jõud, et midagi nagu väga suurt ära lõpetada või väga suur selline muutus elus teha. Enamus inimesed pigem ei soovi, et selline suur traagiline asi nende ellu tuleks ja sellisel juhul on nagu teisi viise ka. Aga jah, et kuna ma olen näinud, et selle nagu mingi hetk on, mida ma nimetaksin nõiaringiks, kus me ei saa justkui ise nagu enam sellest august välja, kuhu me ennast kaevanud oleme. Ja kui me oleme milleski, mida ma ise nimetaksin nõiaringiks, siis ma nägin, et seal ei ole muud varianti, kui siis tekitada teiste ees accountability. Ja siis ma tahtsin need teadmised panna ühte kursusesse kokku ja testida, kas see päriselt töötab. Ja siis ma tegingi selle kõige esimese kursuse, kus me siis täpselt niimoodi tegime. Aga nüüd see challenge, mida me see sügis teeme, see on rohkem inspireeritud minu eelmisest sügisest, mida ma siis üksinda tegin. Ja kui sa küsisid, et mis need sellised benefitid on või miks sellist asja üldse teha, siis minu enda eelmise sügise põhiteema oli just see, et saada rohkem selgust, mida ma üldse elust edasi tahan teha. Et kus suunas ma tahan liikuda, kui ma teen nii-öelda tööd, mis siis on 40 või 50 või 60 tundi nädalas, siis mis valdkonnas see töö peab olema, missugune see töö peab olema, et ma hiljem ei vaataks tagasi ja täiesti ei kahetseks seda, et mida ma seal tegin, et seal ei olnud ju mulle mitte midagi, et ma lihtsalt tegin seda raha nimel. Ja selline nii-öelda karjääripööre võib olla hästi-hästi suur otsus ja nõuab hästi palju mõtlemist ja ka nagu taipamisi ja siis ma otsisin neid viise, et kuidas neid taipamisi saada, kuidas üldse leida, mida ma siis päriselt ise tahan. Sellepärast, et see eriti mehele on päris kurb koht, kui tuleb vaadata peeglisse ja tunnistada, et ma ei tea, kes ma tahan olla või mida ma tahan teha. Et jaa, mul on palju asju, mida ma naudin, mis on mulle olulised, aga ma ei räägi nendest, ma räägin sellest põhiosast, mida ma tahan nagu elus teha. Ja ma suuresti mõtlesin selle välja selle perioodiga ja enamus sellest tulidki hommikud ja õhtud ilma telefonita. Ja kui ma ei oleks seda struktuuri loonud, siis ma oleksin kuskil palju vähem teadlik sellest, ma ei oleks midagi välja mõelnud, ma ei oleks ka samme teinud, ma ei oleks täna siin seda tegemas, mida ma teen, teeksin hoopis midagi muud ja tõenäoliselt tunneksin enda elust palju vähem rõõmu ja tunneksin oluliselt vähem tähendust. Aga me käsitleme seal palju teemasid, et minul oli see prioriteet eelmine aasta, kellelgi teisel võib olla konkreetne üks tegevus, mis hoiab teda kinni. Olgu see aine või tegevus või mingi muu asi, kellelgi võib olla täpselt sama nagu mul lihtsalt teadmatus, et ta lihtsalt ei ole istunud veel maha ja seda tööd ära teinud, et läbi sõeluda enda mõistus ja selleks, et aru saada, mida ta päriselt tahab, mis tekitab talle hea tunde, mis paneb teda vaimustama asjadest. Ja kindlasti on muid selliseid praktilisi asju veel, et me räägime seal ka füüsilistest asjadest nagu magamine, toitumine, treenimine, erinevad tegevused, mis annavad meile erksust, suuremat energiat või siis vähemalt võimekust igasugu asju teha, et ma näen, et nagu benefite, kasutegureid on seinast seina. Ma kohe võtangi selle kava ette, et meil on 6-nädalane kava. Ma ütlen enda poolt ka, et miks mina nagu vähemalt eelmine kord sinna challenge'ile tulin, et see ongi hea nagu võtta need, ütleme, 6 nädalat, et selle 6 nädalat ma ikka nagu pean suutma vähemalt, ma ei tea, nikotiinist loobuda, ma ei tea, kellel on võib-olla, see ei kehti küll minu puhul, aga ma ei tea, ütleme, keegi tõmbab kanepit, on ju, et davai, ma võtan 6 nädalat ja ma vaatan, kas ma vähemalt saan 6 nädalat endal nagu võtta selle, et ma ei tõmba nagu või alkoholiga. Et ühesõnaga, ta ongi hea selline nagu
ongi väljakutse endale ja näha, kas see on võimalik üldse, et ma saan nii lühikest aega nagu 6 nädalat ennast kokku võtta nagu ja muidugi aja tekitamine ka, et ma ei tea, mul kuidagi on olnud see väga palju, et ma nagu oletame, tahan nagu raamatuid lugeda, onju, aga nagu Kaida ei leia seda aega, millal raamatuid lugeda, et minu meelest see challenge nagu annab ka selle, et ma hakkan enda aega nagu targemalt kasutama ja aga võib-olla jah, võib-olla võtangi selle kava ette, et mis see endast nagu kujutab, et põhimõtteliselt esimene nädal me võtamegi selle kätte, et me hakkame varem ärkama ja me vähendame ekraani aega, onju, et võib-olla selle vara ärkamise kohta, et miks ärgata vara nagu, miks see nagu hea on? Me peame varem ärkama sellepärast, et meil kõigil on kohustused, mis ootavad nüüd hommikul ees. Mul isiklikult on hästi palju seda olnud, et ma kunagi olin hiline ärkaja ja mulle meeldis uskuda, et ma olen night owl. See oli selline ilus jutt, mis ma rääkisin endale, sest et mulle ei meeldinud vara hommikul üles ärgata. Aga kui ma seda kunagi tegema hakkasin järjepidevalt, siis ma nägin, et see on tegelikult palju parem. Ma tegelikult ei andnud kunagi endale seda võimalust üldse teadagi saada, kas ma olen varajane inimene või mitte. Et kui sa tahad, keegi, kes võiks olla varajane inimene, see ei tule sellest samast kohast, et mulle meeldib vara ärgata. Kellelegi ei meeldi ärgata, kui ta on unine. Eriti meil ei meeldi ärgata, kui mingi rõve helin meid üles äratab, et me ei ärka naturaalselt. Aga sellega kõigega harjub ära, et ütleme, et kui sa oled 6 aega vara ärganud või mis iganes 2 nädalat, esiteks sa harjud sellega ära, et sa ei ole hommikuti unine. Su keha adapteerub vastavalt sellele rütmile, mis sa oled teinud, see võtab lihtsalt natukene aega ja see halb tunne, mis sul esimesed korrad on, see kindlasti ei jää sinna. Ja hiljem siis tõenäoliselt sa hakkad ärkama kas ilma alarmita või juba algselt, et kui sa ei ole väga sügav unega, siis sul ei ole alarmi üldse vaja panna, et pane telefon vibreerima või pane helineks lihtsalt üks väike heli. Et või mis iganes, endale termoreguleeritav madrats või valguslamp, mis on kooskõlastatud siis väikese rütmidega, mis iganes. See ei pea olema mingi laul. Et sellega harjub ära. Ja siis on küsimus selles, et okei, ja mis selle benefit, mis selle kasutegur on, et ma nüüd vara ärkan, mille nimel ma seda teen. Ja ongi, et kui meil ei olegi mitte midagi teha, et meil on elus ainult töö, pärast seda on õhtul trenn, ja me rohkem millegagi ei tegele, siis vahet ei ole. Et sa ei pea ärkama kell 5 hommikul üles selleks, et teha trenn enne tööd ära. Kui sa oled väga entusiastlik, siis sa teed sellepärast sa saad aru, et hommiku trenn on palju nagu tugevam kui õhtutrenn, kui sa oled juba väsinud. Et sa otsustad panna enda kõige parema energia enda kõige tähtsama tegevuse jaoks. Aga ütleme, et meil ei ole muid tegevusi, ütleme, et meil on täitsa ükskõik, et kas ma teen hommikul trenni või õhtul trenni, siis sul ei ole nagu piisavalt põhjust ärgata. Aga nüüd, kui siia sisse tuua see, et okei, aga kuidas on su vaimne tervis, kuidas on su stressitase, kas sa tahad midagi õppida, kas sa tahad kõrvaläri luua, mis iganes, et kas sul on selleks aega, kas sa teed seda, kas sa suudad seda teha pärast tööd ja pärast trenni, kui ei suuda, siis ainuke variant, mis on järel, on hommik. Ja kui sa siis võtad arvesse seda, et okei, et kui ma nüüd ärkan vara, ma võtan selle väikese valu, mis on siis see ebamugavus, et ma ärkan ja ei piisa ainult sellest, et sa lihtsalt silmad lahti teed, sa pead ka ennast üles äratama, et kas duši või füüsilise tegevuse abil, et me keegi ei ole niimoodi ärgates kohe. Et sa pead ka tegema lisapingutuse, et siis üldse suudaksid keskenduda millegile, mitte et sa ei vajuks istudes uuesti magama. Aga kui see kasutegur on piisavalt suur, siis see tundub igati mõistlik samm, mis astuda. Ja kui ma olen keegi, kes tahaks enda ellu luua muutust, aga ma ei tea täpselt, millega ma siis täidaks selle hommikuse aja ära. Et
kas ma siis teeks trenni, kas tõesti trenn on mulle nii oluline, et ma tegelikult ei tea, et ma midagi õppida tahaks või mingit muud asja teha, siis on väga hea alustada lihtsalt sellest, et sa mõtled välja, mis sa tahad. Et tundub liiga lihtne, loogiline esimene samm. Et võtta lihtsalt aega iseenda jaoks. Et sa võid praegu rahul olla sellise elustiiliga, nagu sul on, aga kas sa 5 või 10 aasta pärast oled sellega rahul? Et hästi lihtne, kui me oleme 20-25, siis see, et ma tööl käin ja trenni teen, see tundub more than enough. Aga 35-sena, 40-sena, kui mul vastutus see ei ole. Kui me just ei ole finantsiliselt juba sõltumatud. Kui ei ole, siis meil on väga pikk tee minna. Ja ma väga ootan challenge'i puhul seda, et tekiks see rütm, et ma lähen kell 10 magama ja ärkan kell 6. Et ma loodan, et selle 6 nädala jooksul tekib selline rütm, kuna seal on väga palju põhjuseid, erinevad uneteadlased ka räägivad, et kell 10 magama minek on parim, et kui me sealt, ma ei tea, ütleme, kui me peale südaööd lähme magama, et siis see kasvuhormooni teke ja testosterooni teke ja kõik selline erinevate hormoonide teke ka ei toimi põhimõtteliselt, et me taastume kõige paremini sellel ajal, kui me lähme kell 10 magama ja olemegi kõige produktiivsemad, kui me ärkame vara. Et see on minu kõige suurem teema ka, et suvel ma arvan, et see ei oleks olnud võimalik, kuna kui mingi 11 ajal on õues valge, siis on nagu, ma ei tea, suht võimatu jääda kell 10 magama. Et mul on nagu natuke hea meel ka, et september on käes, kell 8 umbes on juba pime, et selline kell 10 magama minek on nagu, tundub väga-väga hea nagu. Et jah, ja vara ärkamine, et no ongi, tekib nii palju nagu aega, kus sul ongi, mida iganes saad teha, nagu raamatut lugeda, mida sa, nagu näiteks mul kodus on mingi virn raamatuid kogunenud, mida ma lihtsalt ei ole lugenud nagu, ja ma ei tea, millal ma siis loen. Ma ei loegi ju ennem, kui ma midagi tegema ei hakka nagu, et jah, ja seal kavas on meil vara ärkamine ja ekraani aja vähendamine, et võib-olla lähemalt selle ekraani aja vähendamise kohta ka. Mida ma täpselt räägin? Et okei. Et kui palju tund aega hommikul ja? Ja. Alustame samamoodi üks tund, et hiljem me pikendame seda aega. Nüüd, üks punkt veel, miks on oluline vara ärgata, hakata ka varem ärkama, kui me seda muidu teeme. Et mis ma enda pealt nägin, oli see, et ma ärkasin hommikul üles, mul oli suur harjumus ikkagi keskenduda mingile välisele infole, mingid sõnumid, mis iganes, võib-olla kellegagi hästi huvitav vestlus pooleli, mis kohe tuleb pähe hommikul, et tahaks vaadata, mis keegi on kirjutanud. Ja see tund aega ilma telefonita oli hästi raske, sest kogu aeg mõte läheb sinna, et sa tunned, et see mõnus on nauding, see on vähem kui käesirutuse kaugusel. Ja mida ma leidsin siis ennast tegemast, oli see, et ma tegin selliseid igapäevaseid toiminguid, ma jätsin need hommikuks, et kui oli vaja pakkida, kui oli vaja süüa teha endale kaasa, ma jätsin kõik sellised asjad endale hommikuks, sellepärast, et siis ma saaksin selle tund aega ära täita. Et ma ei peaks siis istuma ja päriselt protsessima seda kraami, mis mu enda sees on. Ja siin ongi, et kui sa pead kella 7 tööle minema ja kell 6 ärkad üles, siis sul ei ole selle aja sees tõenäoliselt sellist hetke, kus sa päriselt saad iseendaga maha istuda, sest isegi kui sul oleks 20 minutit ekstra aega, siis sa tegelikult kuklas ikkagi tead, et sul on ainult 20 minutit, see tähendab, sa pead mitu korda selle kella vaatama või sa paned endale äratuse, ja tegelikult sa ei saa minna sellisesse kohta, kus sa päriselt endaga rahus oled. Ja sellepärast oleks väga oluline tuua ärkamine esialgu lihtsalt 1 tund varasemaks.
et kui 7 on minek ja tavaliselt kell 6 väljud kodust või tähendab mitte 6 ei välju, vaid 6 hakkaksid muidu sättima, siis nüüd ärkad kell 5 ja ikkagi hakkad kell 6 sättima, aga esimese tunni jätad kõigepealt enda jaoks. Aga see on hästi raske, sellepärast et meil on nii tugev selline harjumus lihtsalt võtta see lihtsam tee. Ja täpselt sama on nende raamatutega, et nii kaua, kuni ma endale ei pannud seda reeglit, et ma ei puutu telefoni enne magaminekut ja siis ärgates nii palju. Mul oli täpselt samamoodi. Mis hetkel ma peaksin tundma, et see raamat on ägedam kui telefon? Ma peaksin nagu 2 tundi vähemalt scrollima, et siis tunda, et no nüüd on raamat ägedam, sest et siin on nagu kõik. Aga pärast seda, kui sa 2 tundi scrollid, sa ei viitsi lugeda ka. Sealt ei tule mitte midagi, sest tegelikult me teeme ikkagi ka lugemist, me teeme naudingu pärast. Et olgu see siin naudingu allikas see, et sa saad targemaks või see, et seal on mingi põnev lugu, ikkagi sa saad millestki sealt naudingut. Ja on selline variant, et sa otsid endale nii vinge raamatu, et sa lihtsalt ei jõua ära oodata, kuni seda lugeda saad. Ja võib-olla mõni inimene naerab praegu, aga et vaat, et nagu come on, et raamat ei saa selline olla. Võib-olla mingi Game of Thrones, aga ei ole, neid raamatuid on kõvasti ja ma olen viimasel ajal, mida rohkem olen otsinud, seda rohkem olen leidnud. Ma olen leidnud selliseid raamatuid, et tõesti ma olen tööl ja ma mõtlen, kui ma koju jõuan, ma hakkan kohe seda raamatut lugema ja ma lülitan neti välja ja kõik muu, sest et see on nii huvitav, mis seal on. Ja minu jaoks on lihtsalt huvitav see, kui see on ka praktiline, see on keegi õpetab midagi edasi enda kogemuse põhjal ja nii edasi, et see on kuidagi kasutatav ka, et see ei ole lihtsalt jutt. Siis on see mulle nii vinge. Aga see oleks vale jääda seda sama kogemust otsima, et see raamat peaks olema veel rohkem stimuleeriv, kui on see telefon, siis ma loen raamatut. See on nagu wrong way. Aga jaa, et tegelikult lahendus antud olukorral ongi see, et sulge enda kiire naudingu võimalused, sa pead kasutama selleks natukene tahte jõudu, et sa ei haara seda lihtsamat viisi. Sa paned selle lihtsama viisi, paned selle kinni ja siis sa istud selle vaikuses. Ütleme niimoodi, et ma sihin, et ma lähen kell 10 magama. Okei, mul 9 on net väljas. Mis ma nüüd teen? Fuck. See on mõttetu. Miks ma nii tegin, miks ma nii lubasin? Oota, mis ma nüüd teen? Ja sa vähkled läbi selle perioodi, võib-olla võtab algus rohkem aega, mida päevad edasi lähevad, seda vähem see võtab aega. Ja mingi hetk on see, et mul oli üks äge raamat. Et pealkiri tundus kuidagi vinge. Ja sa võtad kätte, see on effortless. Sa lihtsalt hakkad lugema sellepärast, et sa saad sellest lugemisest rohkem naudingut kui vaikuses istumisest. Kuigi vaikuses istumine oleks sulle personaalselt võib-olla kasulikam. Aga ikkagi, minu jaoks personaalselt raamatute lugemine väga okei asi, et isegi mis sest, et see annab ka naudingut ja nii edasi. See on väga okei, ma näen, et see on nagu net positive minu jaoks, et mul on see igati vastuvõetav. Aga jaa, nii kaua, kuni sul on kohe käeulatuses seesama nagu valik võtta midagi mõnusamat ja veel väiksema pingutuse eest, sest sa ei pea isegi seda kuiva teksti seal lugema ja riskima sellega, et järgmine lehekülg on igav. Et sa saad lihtsalt swipeida ja vaadata ja et väga raske on teha seda raskemat valikut. Või hommikul kohvi ja tabi. Ja, hommikul kohvi on ka üks probleem, üks asi, millega selle sama reeglistiku raames siis huvitavalt hädas olin. Ma reaalselt vaatasin minuti pealt, mul oli kohvitops valmis ja ma vaatasin nii, et tund aega ma täitsin ära, aga hiljem oli 12 ja ma lihtsalt ootasin minuti pealt, kuna see täis saab ja siis ma võitsin lonksu kohvi. Nägin mingit kvooti, et probleem ei ole mitte kohvi, vaid see, et sa oled kohvist sõltuvuses, et see on probleem. Eks see on kõigega vist nii, jah. Aga väljakutsel on see põhimõte ka, et me lähme nagu vaikselt, on ju, ehk et ma olen seda viga ülipalju enda elus teinud, et ma võtan korraga, ma mõtlen, okei, nüüd aitab, nüüd ma võtan end kokku, nüüd jätan selle päeva pealt maha, selle päeva pealt maha, nüüd hakkan täiega trenni tegema, hommikul mediteerin, loen, kirjutan, visualiseerin,
venitan, teen joogat, on ju, ja siis 3 päeva hiljem kõik laguneb laiali lihtsalt. Või 2 nädalat. jah, et nii et esimene nädal ongi, on ju, see, et tund aega varem ärgata kui muidu, on ju, ja ekraaniaja vähendamine sellises, et hommikul tund aega ja enne magama jäämist tund aega, on ju, et ainult see päeva ajal tee, mis tahad, ja, et muidu on liiga. See tund hommikul ja õhtul, see juba garanteerib selle, et sul tekib sinna see vaba aeg ja siis sa hästi loogilise tulemusena hakkad mõtlema, et mida ma täna tegin ja sa ka arvustad seda, mida sa tegid, sa näed väga hästi, et mida sa oleks saanud paremini teha, kus sa haarasid midagi liiga lihtsalt, liiga läbimõtlematult ja see tõstab üleüldist sellist teadlikkust, et seal ei olegi esialgu vaja mitte midagi muud rakendada, kui lihtsalt luua see väike aeg, kus sa päriselt reflekteerid siis enda päevale, enda üldse enesetundele ja nii edasi, et see on juba piisav. Aga jah, nädal aega ärkame vara, tund aega ei näpi telefoni ja iga nädal siis jah, tuleb uus selline harjumus või uus selline teema ja teine nädal me võtamegi kätte nii-öelda nende sõltuvuste või jah, meil ongi see, et me ei oska seda sõna nagu öelda, me ei taha ka öelda sõltuvus, kuna mõni inimene võib-olla mõtleb, et see ei ole mul sõltuvus, et jätan kohe maha, vaata. Aga teine sõna on negatiivne harjumus, aga see on ka niisugune negatiivne ja positiivne, kuidas seda nimetada, või see on niisugune perspektiivi teema, et mis on hea ja mis on halb, on ju, et oleneb, et alkohol võib olla hea, on ju, kellegi jaoks, kes on täiesti metsa samadega, et kui ta võib-olla alkoholi päeva pealt maha jätaks, võib-olla läheks hulluks, on ju, hüppaks katuselt alla nagu, aga ühesõnaga teine nädal on, vaata mul tegelikult tee peal tuli üks hea sõna, ma korraks vaatan, kas mul tuleb see sõna meelde. Ei tule vist, äkki hiljem tuleb, aga teine nädal me siis võtamegi need sõltuvused käsile, et kes on, kellel mida on ju, et need on väga individuaalsed ja aga mida sa plaanid siis öelda või kuidas me plaanime neid sõltuvusi vähendama hakata? Jah, et see on üks selline väike kava, mis ma olen kokku pannud ja nagu sa enne mainisid, meil kõigil on neid kogemusi, et me võtame hästi suurelt ette, nii, nüüd ma muudan enda elu, nüüd ma muudan kõik asjad ära. Seal on paar nagu probleemi, mis ei lase meil õnnestuda. Üks on selles, et tihti peale selle alge, miks me üldse nii suure drastilise muutuse teeme, et me saime kuskilt motivatsioonilaengu, saime ajutise motivatsiooni ja see motivatsioon lihtsalt saab otsa, sellepärast et motivatsioon nagu enda loomuselt ei ole eriti püsiv energia, et ta ei saa meid igavesti kanda, ükstapuha, mis asi see ka ei oleks. Võib-olla mõni hästi suur idee kannab hästi pikalt, aga üldiselt, et kui me peame millestki loobuma, siis see motivatsiooni jõud kestab oluliselt vähem kui siis, kui me midagi millegi nimel teeme. Ja tihti peale 2 nädala peale tuleb sein, et isegi kui see 2 nädalat vastu pead, siis on päris hästi tehtud juba. Et see on ametlik data ka, et inimestest, kes jaanuari alguses või septembri alguses jõusaali liikmelisuse ostavad, 2 nädala pärast on suur osa täiesti lõpetanud, et 2 nädalat enam-vähem veab välja selle motivatsiooniga. Aga millega siis edasi? Ja ma ütlekski, et ma olen seda ise näinud niimoodi või kirjeldanud niimoodi, et on olemas 3 jõudu. Üks on motivatsiooni jõud, motivatsioon kui energia, siis harjumuse jõud, mis on hoopis teistsugune kui motivatsioon, et sul ei ole motivatsiooni vaja selleks, et õhtuti hambaid pesta. Sa teed seda, sest see on harjumus. Ja 3. jõud on tahtejõud. Ja samamoodi sa ei kasuta õhtul hammaste pesuks tahtejõudu, sellepärast, et see harjumuse jõud on hoopis teise kvaliteediga energia. Nüüd, mõnikord sa kasutad hammaste pesul
tahtejõudu, kui sa ei taha seda teha. Aga tahtejõud ongi selline asi, mis tuleb mängu alles siis, kui me teeme midagi, mida me ei taha teha, kus on vastumeelsus. Samas kui motivatsioon on siis, kui meil ei ole vastumeelsust. Tavaliselt motivatsioon saab otsa niipea, kui tekib vastumeelsus. Ja mida meie tahame teha, on see, et me ilmselgelt alustame kõik seda väljakutset motivatsioonist, kes on iseenda sees jõudnud sellisesse kohta, et ta tahab muutust, kes sai nüüd inspiratsiooni meilt ja vahet ei ole. Anyway, see motivatsioon saab otsa. Nüüd meie eesmärk ja see põhjus, miks me teeme seda 6 nädalat, mis on küllaltki pikka aeg, ongi see, et teha neid uusi tegevusi nii kaua, et nendest saaks harjumus, et nendest kujuneks välja harjumus. Seda räägitakse igal pool erinevalt, kui palju siis tegelikult see aega võtab, et see harjumus välja kujuneks. Siin ühtegi numbrit kindlasti ei annaks, ma ütleks, et see on hästi individuaalne. Kui asi on raskem sulle, siis see harjumuse välja kujunemine võtab kauem aega. Ja kui asi on hästi lihtne ja tuleb loomulikult, siis meil ei ole vaja 21 või 49 päeva. Piisab võib-olla mis iganes, nagu ükstapuha, mis arv päevi. Hästi individuaalne on see. Aga selle 6 nädalaga me üritamegi siis katta nagu selle ära, et kõik võiksid jõuda siis motivatsiooni pealt harjumuse peale. Nüüd, situatsioon, kus meil saab motivatsioon 2 nädala peale otsa, harjumust veel ei ole tekkinud, ainuke asi, mis on järgi jäänud lauale, on tahtejõud. Me peame kasutama tahtejõudu. Ja üldiselt meil tahtejõudu kõigil napib. Kõik mehed soovivad, et neil oleks rohkem tahtejõudu. Ja me üritame seda siis ühiselt luua läbi selle, et me hoiame üksteisel nii-öelda silma peal, me julgustame, me näitame ette, jagame enda väikseid võite ja me üritame motiveerida üksteist. Mitte selleks, et anda lisamotivatsiooni, vaid et tuletada teistele meestele meelde, et näe, ma teen, ma suudan, sa suudad ka, sest ma ka arvasin enne, et ma ei suuda. Ma läksin läbi millestki, olgu see sulle näiteks, et me kõik saame minna läbi. Ja niimoodi me üritamegi sellest justkui läbi suruda. Et meie eesmärk on jõuda motivatsiooni pealt harjumuse peale või siis oluliselt suurendada enda tahtejõudu. Ülihea seletus. Ja teine nädal võtamegi need negatiivsed harjumused ja eks selle kohta on pikem loeng ka. Ma kogemusest tean, et sul need nii-öelda ettevalmistatud loengud, kui sa nagu oled valmistanud ette selle loengu, siis need on väga sisukad ja need nagu annavad ka seda nii-öelda motivatsiooni. Aga selle väljakutse eesmärk on ka see, et mitte puhtalt motivatsiooni pealt draivida, vaid et jõudagi selle tahtejõu ja enesedistsipliinini. Eesmärk on see leida, et ja me läheme otsima seda. Aga nende loengute ettevalmistuse koha pealt, see ongi mul üks selline suur viga, et mulle üldse ei meeldi ennast korrata ja see on üks põhjus, miks ma seda kursust olen hästi vähe teinud, et ma ei suuda 2 loengut samamoodi teha kunagi. Ehk siis, kui ma teen seda uuesti, siis ma põhimõtteliselt võtan kogu selle teksti uuesti, seda enam, et ma üritan ikkagi kõik peast lugeda ja mulle ei meeldi ennast korrata, mis tähendab, et see on nagu hästi palju vaja protsessida, et see sinna teha, et see loeng nagu anda ja nii et kes teab, kuidas see seekord välja kukub, et lihtsalt. Jep, ja 3. nädalal võtame uue teema ja fookuses võtame toitumise, liikumise ja une, et kui me võib-olla eelneval 2 nädalal ei hakka kohe nagu hullult mõtlema, et kõik toitumine paika, uni, kõik, et 3. nädalal alles me võtame selle, et me hakkame vaatama, mida me sööme, kuidas enda une kvaliteeti parandada ja kui palju ja kuidas me liigume üldse, et
jah, mingi hea küsimus oli mul läks meelest, aga kuidas sinu enda nagu kogemus on toitumisega näiteks ja liikumisega, mida sa võib-olla praegu kuulajatele soovitaksid liikumise puhul, toitumise puhul? Et no eks me tegelikult kõik teame, on ju, mis see on, aga mis see nagu kursus, mis sa seal nagu plaanid selle, kuidas sa selle plaanid pulkadeks võtta nagu? See on üldiselt, me ei võta ühtegi nendest 3 teemast nagu suurelt ette, et ma ei sekku kellegi toitumisharjumustesse, et ei ütle nagu mida süüa ja ei ütle, kuidas jõusaalis treenida ja nii edasi. Et ma räägin sellest täpselt nii palju, kui see ülejäänud selle kursuse ja siis selle eesmärgiga kokku läheb. Aga nagu sa hästi välja tõid, on see, et tegelikult me kõik teame, mida me teeme liiga palju või mida me teeme liiga vähe. Et tegelikult me teame ja millegipärast me lihtsalt otsime väliselt, et keegi teine meile ütleks veel kord ja veel kord ja veel kord, et ja ma vastasin, et me tegelikult kõik teame, et tegevus oleks see, et lihtsalt võta hetki ja vaata, mis sa teed, et sul oleks, et sa annaks endale aru, millised on sinu tarbimis- ja liikumisharjumused praegu. Ja kuna need kõik 3 on hästi individuaalsed, siis ise vaadata, mis on sulle optimaalne. Sellepärast, et minu approach on see, et okei, kõik mehed võiks kõvasti trenni teha. Aga see on hästi subjektiivne ja mina paneks kõik mehed kõvasti trenni tegema, aga võib-olla kedagi nagu ei huvita see. On keegi, kellel see ei ole eesmärk ja fakt on see, et tal ei ole vaja niimoodi trenni teha, nagu mina teen või arvan, et võiks teha. Et number 1 asi on ise vaadata, ise otsustada, tuua see eneseteadlikkus enda käitumiste peale ja ma ütlen, et tegelikult me kõik teame. Aga jah, mingid asjad, mida me seal käsitleme, on need, mis mõjutavad meid ka väljaspool seda harjumust ennast. Ehk siis, kui me räägime toitumisest, siis mul ükskõik, kas sa oled taimetoitlane või lihatoitlane, aga on mingid asjad, mis mõjutavad sind, mis mõjutavad su meeleolu, näiteks suhkur, näiteks kofeiin, töödeldud asjad, et me räägime nendest ja me räägime sellest, kuidas nad mõjutavad, miks see on üldse oluline, mida nad meie sees tekitavad ja kuidas nad võivad potentsiaalselt ka ära rikkuda meie sellise soovi siis jõuda parema elustiili poole, et kuidas on toitumine seotud näiteks mõnuainetega ja kuidas on trenn seotud ka samamoodi mõnuainetega, et need kõik hästi käivad kokku. Ja see teema tuleb sinna nii-öelda letti peale seda, kui me juba 2 nädalat oleme väljakutsel juba sees olnud, ehk et 4 nädalat tegelikult jääb ainult seda aega, kui me peaksime vaatamagi võib-olla, ongi suhkur, ja minu meelest see on nagu ka küllaltki nagu alahinnatud selline nii-öelda droog, et 4 nädalat võttagi see aeg, et kas ma suudan ilma suhkrita olla nagu, et jällegi mingi nagu, et miks seda väljakutset teha mulle endale nagu ongi see, et davai, 4 nädalat ma fucking ei söö suhkrut nagu nui neljaks nagu, et jah. Jah, terve selle kursuse või challenge'i aja igaüks saab ise vaadata, et okei, et kui tõsiselt ma soovin antud asja ette võtta, kus on minu võimekuse piir, kui kaugele ma suudan minna ja igaüks ise valib endale need piirid. Et see on koht, kus me ei sekku, et mina ei tule ja ei keela kellegi suhkru tarbimist ära. Kõik on hästi individuaalne. Küll aga me kõik teeme pingutuse enda võimekuse piires ja me lepime selle kokku, et me kõik teeme selle pingutuse seal, olgu siis parasjagu 4 või 6 või mis iganes nädalat, ja me teeme selle pingutuse kõik ühtselt. Aga see, kui palju keegi millegile keskendub, see on hästi individuaalne. Sest mõnel ongi, et võib-olla on ained, mõnel on toit, kellel on trenn, kellel on uni. Jah. Võib-olla paari lausega, et kuidas une kvaliteeti parandada?
Üks see väga oluline teema on see ka, et hommikul päiksevalgus et keha harjuks selle tsirkaadia rütmiga ära et kui me et see siis õhtul aitab melatoniini tootlikkusele kaasa kui me hommikul päiksevalgusega kohtume nii-öelda. Jah, number 1 asi, mis rikub une ära, ongi see, et me õhtul vaatame ekraani ehk siis sinist valgust ja ma olen hästi palju kuulnud tuttavatelt, et aga ma vaatan ekraani sellepärast, et mul ei tule und. Ja siis et sul ei tule und, sest et sa vaatad neid ekraane, sellepärast, et see sinine valgus tuleb, ta jõuab meie närvisüsteemini, mis iganes läbi võrkkesta ja sinine valgus siis summutab meie keha naturaalselt melatoniini loomist. Ehk siis melatoniin ongi see asi, mis tekitab meile unetunde, teeb meid uniseks, nii kaua, kuni meil on siin see sinise valgusega ekraan ees, seda melatoniini pärsitakse ja mul ei saagi tulla uni. Ja see on ka, et see ei ole lihtsalt teooria, et ma olen katsetanud seda, ma olen võtnud melatoniini tablette ja niimoodi, et nagu päriselt katsetanud, et algus võtan seal 1 milligrammi, siis võtan, enamus tabletid on praegu 1,9 milligrammi, siis võtan 2, 1,9, 3, 4, 5, et kus see piir on. Ja ma samal ajal kas loen või scrollin, lugedes, mul endal on niimoodi, et mulle meeldib telefonist lugeda, mul on taust must, et selline suhteliselt rahustav, siis tuleb uni, kui ma võtan mingi koguse melatoniini tablette. Kui ma YouTube'is olen, ei, et see on niivõrd stimuleeriv, et isegi päris tugev doos melatoniini ei suuda mulle seda unetunnet tekitada. Ja halvimal juhul ma olen kuskil 2 vahel, et mul ei ole veel und, aga silmad on kuidagi väsinud ja täiega olen kuidagi tühi lihtsalt. Aga ei taha nagu kinni panna, sest et ei ole und ja vähkred seal kuskil 2 vahel. Aga jaa, et esimene asi ongi, et tegelikult mitte ainult 1 tund, ideaalis võiks rohkem olla ilma ekraanita. Jah, sealt tulebki see, et see õhtul telefonivaba ja muu ekraanivaba ka teleka ja mingi iPadi vaba aeg ei ole mitte ainult see, et ma ühendun iseendaga, vaid ta on ka seotud une kvaliteediga. Jaa, nii. Ja 3. nädalal võtamegi selle une ja kõik toidu ja need. Ja 4. nädal on hommikurutiini loomine ja stressi maandavad tehnikad. Et hommikurutiin, võib-olla mõni ei tea, mis see tähendab ka hommikurutiin, et mis see hommikurutiin on. Ühesõnaga me tekitame hommikul sellise vaba ajaaugu ja nüüd ütleme, et mul on tund aega järsku rohkem, ma ei oska seal mitte midagi teha, et küsimus on selles, et aga mida ma siis teen, et kui ma olen, võib-olla ei ole istunud niimoodi endaga vaikuses, siis tund aega on väga pikk aeg ja see võib hästi tugeva sellise vastumeelsuse kogu selle challenge'i osas tekitada, kui seda on liiga palju. Ja see on üks põhjusi, miks siis sina hakkad hommikupraktikaid läbi viima 2 korda nädalas. See on selleks, et anda inimestele ideid, sa võid enda hommiku täita sellega, tule, proovi ja kui sobib, siis tee ise kõik hommikud, kui tahad. Et see on midagi, kuhu tulla, kust noppida ja et toetada seda hommikuse aja sellist nagu austamist ja värskendamist. Ja siis 4. nädal me võtame sellega rohkem käsile. Ühesõnaga me läheme sügavamale, et mida selle hommikuse ajaga veel teha, kuidas teha, võib-olla mingid printsiibid, mingid juhtnöörid, mida mina olen teinud, mida mina olen proovinud. Et me lähme natukene sügavamale ja siis ideaalis me ka pikendame seda hommikust aega. Et see on see koht, kus me igaüks siis võikski ehitada endale individuaalse hommikukava. Et selleks ajaks me oleme küllalt teinud koos praktikaid ja siis tuleb, ma räägin loengust siis ka erinevaid asju, millele keskenduda, mida võiks teha, et igaüks saaks täita enda hommikuse selle ideaalis 1,5 tundi aja. Ma plaanin tegelikult teha ka nii-öelda ette salvestatud mõned videod, hingamise ja võimlemise videod,
et võib-olla jagada ka kohe nagu esimesel nädalal, kui keegi tõesti nagu ei tea, et mida nagu teha, et me võtame selle väga tugevalt fookusesse 4. nädalal, aga kui kellelgi on jah see, et okei, et ma tahaks nagu midagi teha, aga ei tea, mida teha, et siis ma jagan ka mõnda videot juba algul, et kui jah, keegi tahab varem hakata neid tegema. Aga mind lihtsalt huvitab, mis su enda hommikurutiin on? Mul on sellised hommikurutiinid, et üks on nagu ideaalne ja siis teine on no mitte ideaalne, nagu minimaalne ja enam-vähem niimoodi ta läheb. Ideaalis oleks hommikurutiin pikem, võib-olla 2 tundi, aga see eeldab juba seda, et mul kindlalt ei ole kuskile kiire. Ja üleüldiselt, kui niimoodi töörütmis olles, mul tihtipeale ei jää seda aega. Seda enam, et sa enne mainisid, et suvel on hästi raske minna vara magama, et ma veits muigasin, sellepärast, et ma ise mõtlesin enda kogemust, et see on puhtalt harjumise asi. Ja muidugi see mingi hetk tuleb võtta vastu otsus, et nii, nüüd ma lähen ja nüüd nii hakkabki olema. Ja ma võtsin ise selle otsuse vastu, see suvi Eesti palju kordi, sellepärast, et ma tahtsin just enda hommikurutiini pikendada. Ja mul oli palju päevi, kus enam-vähem deadline oli kell 10, aga mul oli palju päevi, kus ma läksin magama 8. Ma läksin mõni päev magama kell 7, ma läksin mõni päev magama kell 9. See muutus minu normaalsuseks. Et ma tegin toa täpselt niimoodi, et päikesevalgust sisse ei tulnud. Igaks juhuks ostsin ka selle silmaklapid põhimõtteliselt, vanamuttide silmaklapid, aga jah, mis seal viga, kui töötab. Ja sellepärast, et ilma selleta ma ei saanud magada, et see tuba ei läinud pimedaks. Ja siis ma ostsin ka selle fänni propelleri, vaata, mis asi see on. Jah, see tuulik. Ma ostsin selleks, et blokeerida väline müra, sellepärast kell 8 õhtul ikkagi tuleb, ma küll ei ela mingi suure tänava ääres, aga tuleb heli sisse ja tihtipeale ma ärkasin üles kell 9 või kell 10 õhtul ja proovi siis uuesti magama jääda, kui sa just magasid 2 tundi ja väljas on veel valge ka. Et ühesõnaga ma tekitasin siis seda valget müra selleks, et ma ei ärkaks üles igasugu nagu asjade peale. Ja see andis mulle võimaluse siis ärgata 3 või 4 või 5 või mis iganes. Ja ideaalis ma teeksin enda kava, mis hõlmab siis peamiselt meditatsiooni ja hingamistehnikaid, mis ma olen lihtsalt, mis mulle meeldivad, essential, jah. Kiirkava on üks asi, millest ma challenge'il räägin, mis 20-20-20, et 3 tegevust, 1 tund on aega ja kõiki tegevusi teed 20 minutit. Jah, need on mu 2 asja. Olenevalt olukordadest on mu hommikurutiin olnud ka teine, et mingid perioodid tunnen, et ei saa muidu üles, kui peab tegema füüsilist. Sa pead minema hommikul sprintima, mida suvel on lihtne teha, aga talvel üliraske. Talvel ma ei olegi seda teinud, igaks juhuks mainin ära, et mingi vale siin arvamisi ei tekitaks. Aga suvel eriti võimas on see, et kui sa hommikul sprindid niimoodi, et põhimõtteliselt kops on koos. Pärast seda ükski muu asi ei ole mind nagu nii ärkvele hommikul toonud. Et ei mingid külma dušid, külma vannid, kuigi nendega ma olen ka läinud küllaltki nagu ekstreemi, et hästi külm vesi ja veel jääd sügavkülmast sisse ja hommikul kohe esimese asjana sisse. Aga ka see ei ärata nii tugevalt kui näiteks jooksmine ja teinekord, kui ei taha välja minna, siis sa võid sees teha mingeid asju, hüpata, kätekorisi teha, et on erinevad sellised asjad. Et jah. Väga hea hommikurutiini loomine. Ja stressi maandavad tehnikad, et sa juba mainisid, et hingamised põhiliselt ja seal meditatsioon. Põhimõtteliselt ma näitan, mida ma teen, räägin, miks ma teen, et sellepärast, et hommikupraktikat viid läbi sina, et ja siis ma ka share'in mõnda enda lemmikut seal. Ma hiljem räägin ka, et kuidas need hommiku need välja hakkavad nägema, aga
käime selle kava lõpuni. Ja 5. nädalal on seksuaalenergia hoidmine ja suurendamine. Et ma eeldan, et tänu põhiliselt ma arvan, et Tom Valsbergile on paljud mehed sellest teadlikud, miks see vajalik on, aga võib-olla paari sõnaga, et miks hoida seksuaalenergiat nagu. Enda suureks üllatuseks ma avastasin, et mitte kõik ei olegi seda kogenud. Ja ma räägin sellest, et ükskord üks mu sõber küsis, meil on päris mitmekesi, küsis, et okei, et mis värk see NoFap on ja miks seda teha ja nii edasi. Ja siis ma üritasin talle selgitada, et sul tuleb nagu reaalselt nagu suurenenud mingi energia, et sa peaksid seda tegema sellepärast, et sa ei taha seda ära kaotada. Et kui sa juba tunned seda päris head nagu seisundit, siis on hästi suur pettumus, kui sa selle ära kaotad. Et tema ütles, et ta ei ole midagi tundnud, et ta tegelikult ei tea, millest ma räägin. Ja siis ma olin üllatunud, ma mõtlesin, kõik teavad. Aga jah, et vastata su küsimusele, mina enda pealt olen kogenud, et see on väga palju mind aidanud. Ma ei oska kõige paremini võib-olla seletada, et mis energia see on ja kuidas ta täpselt, ma võin rääkida, kuidas ma seda tunnen, aga ma arvan lihtsalt, et see on erinev erinevatel inimestel. Ma olen ka tundnud tegelikult selle negatiivseid pooli, et võib tekitada kompulsiivsust ja üleüldist võib stressi juurde tekitada kõvasti, et kui me ei oska selle akumuleerunud energiaga midagi peale hakata. Aga ma räägin ka päris paljudest tehnikatest, mis on siis peamiselt hingamistehnikad, et kuidas seda energiat siis nagu manageerida ja suunata. Mul on päris palju selliseid praktilisi järgi proovitavaid meetodeid, et kuidas igaüks saab proovida, et kas see asi töötab või mitte. Aga raskem on see, et see päriselt ära tunnetada, sellepärast, et see on suhteliselt peen, hästi teistsugune energia, et võib-olla kui keegi esimest korda kinni hoiab, siis ei pruugigi märgata täpselt selle kasutegureid, aga kui korduvalt sinna jõuda, siis sa hakkad märkama mingeid mustreid ja hakkad kokku viima, et okei, aga tookord ma tundsin ka nii ja nüüd ma tunnen et ühesõnaga, et kui need seosed hakkavad tekkima, siis hakkab tekkima ka rohkem selline äratundmine ja arusaam. Et kes ei ole veel proovinud, me räägime selle pikalt ja laialt lahti, et kõik saavad proovida ja kes on juba proovinud, see võib teha seda algust peale. Et jah. See on jah niisugune lõppematu ring, et alati saad hakata jälle nullist, kuna ju keegi vaevalt hoiab mingi aastaid, nagu et mingi aeg ikka tuleb välja ja hea on jälle nagu hakata tulema nullist. Aga jaa, see on ka teema, et see on hea, et me saame ka täiendada teineteist nendel ka loengutel, et ma saan ka vahepeal midagi lisada, et ma olen Mantak Chia, kes on taoistlik selline õpetaja, räägib ka väga palju seksuaalteemadel ja olen 6 aega olnud tema seal nii-öelda kämbis Taimaal, Põhja-Tais ja seal meil oli 1 nädal oligi puhtalt ainult seksuaalsuse teemal ja väga selline nagu väga-väga head tehnikad ja infod ja et miks ja kuidas, et võib-olla ei hakkagi siin pikemalt seda kõik lahkama. See on jah selline asi, mida nagu podcastis või eetris nagu jah. Oleks rääkida küll väga palju, aga pealiskaudselt võib lihtsalt öelda, et nii-öelda sperma on asi, millest tekib elu nagu ja taoism seostabki spermat puhtalt eluenergiaga nagu ja kui me seda iga päev välja laseme,
lihtsalt plõks välja. Nii-öelda need spermakulleseid keha toodab miljoneid nagu ja kui keha neid toodab juurde, laseme välja, toodab jälle juurde, välja, et see on niisugune pidev eluenergia põletamine. Ja kui me seda vähemalt siis ütleme 1-2 nädala kaupa hoiame, siis see eluenergia põletamine on palju väiksem nagu ja aga see läheb nagu veel sügavamale, nii et saame seal pühapäevases loengus seda kõike arutada ja kokkuvõttes lihtsalt ütleks, et kui sul on kehas kuskil haav, sealt tuleb verd, siis mida sa teed? Peatad selle verejooksu, sa ei taha verd kaotada. Mis sest, et see tundub nagu, sa võid kaotada päris palju, midagi ei juhtu, aga ei tundu mõistlik. Ja jah, samuti enda peal ka kogenud, et seotud enesekindlusega ongi jõuga, nagu reaalselt füüsilise jõuga, fookusega, ka samuti tähelepanuga, et kui oledki mingi täiega pihku pand, siis tähelepanu on laiali, energia on laiali, ise oled laiali. Väga raske on seal midagi ära teha. Ja jällegi see dopamiini paika on nagu ära käinud ja siis sealt lendad alla lihtsalt ja see baseline on jälle veel madalam nagu. Paned veel tupsi alla ja võtad telo kätte ja ma ei tea, tõmbad savu ka veel, siis on kõik eriti paigas. Mida suuremaks, mida sügavamale me läheme alla selle punase joone, seda suuremaks muutub valu, eksistentsiaalne valu ja seda suuremat, seda lohutust meil on vaja. Et hakkabki väikestest asjadest väga tore, kui üks tups nagu asja korda ajab, aga lõpeb seal, et iga päev on nagu võib-olla ei olegi inimene kaine, ei elagi kainet elu. Et mis soovidest siis rääkida, kui see ei olegi enda kaine minaga kontaktis. Pidevalt õlled inistada peale ja väike joint võib-olla ja... No täpselt nii palju, et valu ära kaoks, siis saab nagu olla, aga see on selline, siis saab edasi eksisteerida, aga mitte elada. Jep. Enda peal olen ka kogenud, et oled nii-öelda kaine küll, aga siis lähed poodi ja tõmbad mingid jäätised ja värgid ligi ja sööd ennast tuimaks nagu, mis on ka nagu, jah. Ja viimane nädal on meil kirjutamine, et läbi kirjutamise eesmärkide saavutamine, selguse loomine, et see oli tegelikult minu selline ettepanek, et viimane nädal kirjutamisele panna rõhku. Ja ma ütlen siia vahele ära, et kui meil tuleb nagu uus nädal, et siis eelnevad need ei kao ära, et varaärkamine, ekraani aja vähendamine, see nagu jääb lõpuni, sõltuvuste piiramine jääb lõpuni, toitumise, une ja liikumisega tegelemine jääb lõpuni, hommikurutiin jääb lõpuni, seksuaalenergia jääb lõpuni ja viimane nädal, kui me oleme seda kõike nagu juba teinud, siis viimane nii-öelda harjumus, mida me veel lisame, on kirjutamine. Ja ma olen enda peal seda kogenud, et kirjutamine kõigepealt, ta loob meie tulevikku. Ma räägin siia ühe loo, et see oli mingi võib-olla 4 aastat tagasi juba, olin siin Eestis, oli talv ja mul ei olnud raha ja oligi selline natuke nagu nullpunkt. Ma ei teadnud, mida enda eluga teha. Olin tulnud äkki Sri Lankalt tagasi, et ma olen ka väga palju niimoodi reisinud. Uus-Meremaal olin, Austraalias, Sri Lankal. Ja ma tulin tagasi ja mul oli ka selline, et mida ma enda eluga teen, on ju. Ja ma mäletan, ma panin endale kirja, et soovin elada Lombokil, palmi all ja nautida sõpradega elu. Paningi lihtsalt täitsa tuimalt niimoodi kirja, nagu, et soovin elada Lombokil,
Lombok on Bali kõrval üks saar. Ja, ja, ja nädal aega hiljem helistab sõber, ma ei olnud kellelegi öelnud, et ma selle kirja panin, nädal aega hiljem helistab sõber, et jõu, et kuule, et umbes, et mis sa vahid seal, et ma võtan sulle pileti Balile ja siis lähme vaatame Lombokile ka, et ma võtan sulle pileti ära, et millal tuled. Ma olin mingi what the fuck ja põhimõtteliselt järgmine päev olin lennuki peal, lendasin Balile, läksime Lombokile, tuli koroona, jäime Lombokile lukku põhimõtteliselt, hinnad olid mega odavad, saime mingi tippvilla, nagu reaalselt väga tippvilla, mingi 7 teenindajaga ja mingi mäe peal, mingi täitsa haige vaatega villa ja saime selle põhimõtteliselt kommirahaga ja põhimõtteliselt see, mille ma olin kirja pannud, läks nädal ajaga täide. Ma ei tea, kuidas see võimalik on ja ma ei ütle, et need alati toimivad ja kõik, et ma tahan Ferrarit ja nädala aja pärast saan Ferrari, et see nagu ei toimi päris niimoodi ka, et seal on vaja olla nagu kohal, nagu päriselt tunda, et nüüd ma olengi seal Lombokil on ja tunnetada seda vibe'i, mis seal on, ma ei tea, sõidan rolluga, tunnen seda tuult enda näos on ja et ühesõnaga võtta endale need ajad, peamiselt ma arvan hommikul on seda hea teha ja selge peaga kirjutada üles enda sihid, kuhu me tahame liikuda, mida me üldse nagu tahame, nagu väga palju ma eeldan, et on seda, et ma lihtsalt käin mingil töökohal, ma ei tea, nii on hetkel on ja see on mu elu on ja siia ma olen sündinud on ja need on minu elu nagu see, mis mulle kätte on umbes antud on ja ma ei teagi, kuhu ma üldse tahan nagu, mida ma üldse tahan nagu ja me väga tihti mõtleme liiga väikselt, ma tunnen, me ei mõtle nagu ongi, et tahangi mida iganes on ja, et panna need asjad kirja, et ma vähemalt teaksin, mida ma tahan nagu, et võib-olla mingi, mida ma nagu nii-öelda töö mõttes soovin üldse teha, kas see, mida ma hetkel teen, on see, mida ma tahan teha, materiaalselt, mida ma üldse tahan, et seal ei pea kohe mõtlema, et villad ja lambod ja Dubai on ju, et seal võib lihtsalt olla ka see, et okei, ma tahan oma enda maa kodu on ju, et mul võiks see olemas olla või see ongi väga individuaalne on ju, võib-olla mõni tahabki Balile kolida on ju, paneb selle endale kirja, et me vähemalt teaksime nagu, mida me tahame nagu ja see võib olla ka, see ei pea olema nagu ainult see tuleviku loomine, see võib olla päeviku pidamine nagu oma tunnete lahti kirjutamine, mõtete lahti kirjutamine, et vahepeal meil on neid mõtteid väga palju ja me mõtlemegi, need kogu aeg pendeldavad, aga kui me kirjutamegi need põhiasjad lahti, mis meil nagu foonil on, mingi okei, mul on foonil või mõtlen pidevalt sellele, et 3 punkti on ja ma ei tea, ja kirjutadki need asjad lahti ja sa näed, et tegelikult neid ei olegi nii palju ja hakata neid kuskilt otsast nagu harutama nagu ja oma tunnete lahti kirjutamine ka nagu. See on hästi huvitav teema, sest et see on täpselt see, mida mina ka hakkasin tegema eelmine sügis enda siis selle õhtuse vaba ajaga, et ma ei osanud midagi teha ja kuna ma üleüldiselt olen hästi analüütiline, mul on hästi palju mõtteid peas, ma üks hetk sain aru, et need mõtted takistavad mul magama jäämist, aga ometi ma tahan magama minna, ma tahan vara ärgata ja nii edasi. Ja siis ma hakkasin neid mõtteid maha enda peast välja kirjutama ja ma ka leidsin hästi palju selgust läbi selle, et ma päriselt nad endast välja sain enda ette ja siis ma sain neid lugeda, sain vaadata, mis mu pea sees on, sellepärast et siin kuidagi abstraktselt on nad hästi puntras ja ma enam-vähem tean, mis seal on, aga korda seal ei ole tihti peale ja kui vaja midagi kätte saada on, siis sa ei tea, kus see on.
aga see kõik nagu väljendus seal paberil, et kui sujuvalt mu mõte jookseb, kas ma jätan mingeid sõnu vahele, kas ma jätan mingeid pointe, suuremaid mõtteid vahele, kas ma teen mingeid hüppeid, et kui loogiline see on, kui mõistlik see on, kirjutasin, mida ma tunnen, kirjutasin, mis mind vihaseks teeb, kirjutasin, mis mulle meeldib ja kirjutasin seda välja, kes ma tahaks olla või milline ma tahaks olla. Et mul ka oli hästi suure mõjuga see just kirjutamise praktika. No väga hea. Olemegi enda nädalaga kokku jõudnud, et jah, kava leiab ka, ma panen saate alla kõik need lingid, et leiate selle kava ja saate lähemalt ka uurida, aga ma räägin sellega lahti, et mis need hommiku praktikad kujutavad endast, et jah, ma kõigepealt ütlen, mida ma nagu õppinud olen. Mainisin ennem ka, et olen selle Mantak Chia juures olnud 6 aega. Seal me õppisime väga palju erinevaid põhiliselt Qigongi harjutusi, ka hingamisharjutusi. Olen 3 aastat tegelenud hingamisega, viin hingamisrännakuid läbi. Olen kehatööd õppinud hingamise koha pealt, et olen biodünaamilist hingamist õppinud ja samuti Tais rebirthing hingamist, nii et hingamine on mulle väga tuttav ja samuti olen joogat palju teinud, nii et tuleb selline kombinatsioon, raputame, patsutame, hingame, venitame, et ja iga hommik plaanin teha midagi uut, mingi 5 tiibetlast, teinekord jälle midagi uut, et sellised hommikupraktikad ka veel. Aga jah, tundub, et olemegi oma selle värgiga jõudnud teha ringi peale, et kui kedagi kõnetas tänane see jutt, et olete oodatud osalema challenge'il, et hakkab pihta 15. septembril, on esimene loeng, ongi selle vara ärkamise ja ekraani vähendamise kohta. Meil tuleb Telegrami grupp, kuhu me kõik mehed kokku paneme ja teeme ka, kui oleme kõik mehed kokku saanud, teeme ka paarid, ehk et ma arvan, seda on nii hea teha, et kui keegi tuleb oma sõbraga sinna, et ta võib valida omale paarilise, aga need, kellel ei ole paarilist, nendele me lihtsalt teeme nii-öelda loosiga, saate Telegramis omavahel chatida, küsida, kuidas läheb, jagada enda mingeid läbimineku kohti ja selle väljakutse maksumus on 80 €, aga teen sooduskoodi aeg maha, et saab natuke odavamalt, et 66 või 80 pealt siis läheb 66 € peale. Ja ma selle hinna kohta ütlen ka veel, et eelmine sinu challenge oli ju 200 € ja ma võtsin ühe sõbra kaasa, Madise, ja tema ütles, et tema tegi selle 200 € ühe päevaga põhimõtteliselt tagasi, et tal tekkis päeva nagu aega juurde ja selle aja ta panigi kuhugi nii-öelda mingi kasuliku asja peale, ma ei tea, tegi müüki või midagi ja ühe päevaga sai juba selle raha tagasi puhtalt tänu sellele, et tal tekkis aega juurde nagu, pluss raha jäi tal üle, mul samamoodi jäi raha üle tupsu pealt, mingid ongi selle pealt, et ma lähen poodi, ostan endale mingit manši, et söön end ogaraks, kõige selle pealt jääb raha üle ja kõik toitumise valikud ja nii edasi, et ühesõnaga see on üliodav hind,
et kui ma ei oleks nagu läbiviija, mul oleks nagu no-brainer, et see on nagu väga odav hind ja selle raha hoiabki kokku, kui me neid negatiivseid asju nii-öelda maha jätame. Mis on huvitav see, et ma tegin eelmine sügis ka ühe challenge'i ja see oli tasuta, et ei maksnud midagi ja see ei läinud väga hästi. Et see ongi, et nagu mul päriselt nagu ei jõuagi kohale, et kuidas nagu nii on, aga jaa, et mingi värk sellega on, et kui me ei pane sinna midagi sisse, siis me ei väärtusta seda, et enamus liikmed tolle challenge'i jätsid pooleli üldse, et jah, et teinekord see ei olegi hea, kui et kui see liiga väike on. Ja seda räägivad paljud õpetajad, et nii-öelda räägitakse ka, et spirituaalses maailmas, et raha umbes ei ole okei küsida, on ju, ja on mingid teatud õpetajad, kes ongi nagu tasuta teinud ja need, kes saavad tasuta, on üldjuhul kõige nagu tänamatumad nagu, et võtavad seda kui iseenesest mõistetavana, et näed, siin mingi vend midagi räägib, et ma ei tea, midagi kuulan, võib-olla ei kuula ka, aga kui ma olen selle jah, panuse teinud, siis minu jaoks see ei ole mingi panus isegi, tegelikult see on lihtsalt niuke loomulik asi nagu, et väga odav hind, see võiks olla palju kallim tegelikult. Aga see mõte jah, meil oligi omavahel see, et ta oleks kättesaadav nagu paljudele, et see hind ei lööks nagu hinge kinni, et võib-olla selline ütleme 200 eurot võib-olla ongi natuke nagu mõni hakkab mõtlema, et okei, võib-olla mingi siin niuke 10 või isegi veel rohkem protsenti minu palgast, on ju, et võib-olla mul ei olegi võimalik osaleda, aga et selline, ma ei tea, 66 euri, et see on niuke väga mõistlik. Me tahame, et see oleks võimalik kätte saada kõigile, kes päriselt tahavad nagu tulla, et kes tahavad teha ja kes tahavad selle sammu astuda. Ja me tahame, et see grupp oleks tugevam. Me tahame, et meil oleks rohkem inimesi, kes pärast ütleks, et jaa, et see päriselt muutis mu elus midagi. Et jah. Selle Madise, kellega ma tulin eelmisele challenge'le, tema jäi väga rahule, et alles nüüd ma jagasin ühte videot ja ta, kus ma rääkisin, et selline challenge on tulemas ja ta kirjutas sinna alla, et ta on nagu ülitänulik, et tema mitmed nii-öelda sõltuvused ei olegi siiamaani tagasi tulnud, et mõned muidugi nagu on tagasi tulnud, aga et on ka sõltuvusi, mis jäidki nagu sinna kohta nagu. Shout out to Madis. Ma ei ole seda ise näinud. Super hea kuulda seda. Ja. Nii et jah, tõmbamegi täna otsa kokku või, et olete väga oodatud, et võtta sügisel end kokku. Kui midagi ei muuda, siis midagi muutu ka. Ja teeme seda ka, vähemalt mina teen seda ka ise enda jaoks. Et jaa, tänud sulle. Aitäh, et kutsusid ja tegelikult Juhan selle idee välja käiski, et me võiks selle challenge'i teha, et algselt sa kutsusid mind lihtsalt rääkima ja siis meil Juhanil tegelikult tekkiski see idee, et aga teeme midagi, et mis me niisama räägime ja mis on väga hea, sest et ma tollel hetkel ei mõelnud sellele ja ma arvan, et see on väga hea mõte, mida teha. Et üksi seda challenge'it oli suht niru teha, ütleme niimoodi, et ma teeks pigem seda grupis vingete meestega. No näeme väljakutsel. Jah. Tšau. Tšau. Hea kuulaja, vaataja, koht, kus saate tegime täna, on üks maja Nõmmel ja see on endiselt minu üks lemmikuid kohti Tallinnas, et
vaatamata jah, et ta on nagu linnas, on ikkagi tunne, et oled nagu maal, et siin on niisugune mõnus tagahoov, maja on suur, siin on palju taimi, väga mõnus energia ja kui tunned, et soovid teha mingit koolitust, loengut, pidada oma sünnipäeva, teha mingit joogaringi, hingamist või teraapiat, siis siin on erinevad ruumid, mida saab rentida ja kui soovid osaleda joogas või mõnes ägedas helirännakus või mida iganes, et oled siia alati väga oodatud, et see on tõesti väga-väga mõnna ja äge koht, et olen väga-väga tänulik sellele majale, maja omanikele, et olete oodatud kogema. Tšau!